Järjekordne RMK matkatee läbimise aeg on käes. Seekord lähme siis Katiga Perakülast Ähijärve äärde. Selline on meie vahva laagriplats Peraküla rannas. Ilus ja palav ilm on. Kindlasti saame varsti äikest ka. Täna on 19. juuni, nii et lähme tähistame Kati sünnipäeva. Otsi maiused välja. Mina ei tea, kus sa panin. Ma ka ei tea. Esimene ämber on juba tehtud. Panin veekindlasse kotti pudelid, mis lekkisid, nii et mu veekindel kott on nüüd seest märg. Oi! Vaata, Kati, kui romantiline veinipokaal. Tõsiselt armas. Kaalu kokkuhoidmise mõttes on mul neid ainult üks. Palju õnne mulle siis. Palju õnne sünnipäevaks. Külm või? Vaputan kätt. Esimene hommik on käes. Puder küpseb siin vaikselt. Kohvivesi ka keeb. Kati pakib telki kokku. Näe, ütle tere. Saame kõhu täis ja varsti hakkame minema. Asjad on pakitud. Ratas on komplekteeritud. Hullult palju toitu on meil kaasas. Kui kaalub ratas mingi 1000 kilo. Siuke lahe raid on mul. Allikajärve lõkkekoht on siin samas Nõva ranna külje all. Kahtlasest järveveest joogivee saame filtriga. Päris lahe oleks, kui terve matkarada oleks selline. Aga see on alles esimene kilomeeter. Päris hea singel on ja? Ja ilmselgelt on see põhjusega jalgrada. Ma ei taha jalgratta jaoks mõeldud tiituure kasutada, sellepärast et need on igavad. Sõidame ratastega mööda jalgrada. See on rada huvitavam. Raskem ja aeglasem ka muidugi. Siin on ilus forellioja. No kuidas on? Vala. Kui me üks rattaraja võtnud, siis jääks siuke ilus koht nägemata. Kati, sõida. Ma ei taha. Saab kiiremini edasi. No sa võid minna. Okei. Liiva sees meil sõita väga kiiresti ei õnnestu. Siin on üks hea liivane lõik, mis paneb ikka ratturite tahte vähemalt proovile. Kas sa ikka valisid õige vahendi selle läbimiseks? Ma ikka proovisin siin Fatiga sõita liiva sees, aga Kati tuleb jala tagant. Ilus rand. Siin jalgrada näeb selline välja. Sõita saab, aga natuke keerukas. You can do it, Kati. Minu 40-kilone ratas oli päris raske siit üles tarida. No. Rada peast ei tea, aga see on võib-olla viimane koht, kus merd näeme. Vihterpalu külje all. Vihterpalu lõkkekohast teeme lõuna. Kati jõgib siin tatraputru. Konserv tatar. Kaitseväe kuivtoidupakist. Vaenlasele ka ei soovitaks seda matkatoiduks, sest need konservid on nii rasked. Siukseid asju on meil ka veel päris palju. Jõudsime Padise mõisa juurde. Täiendame kloostri jões veevarusid. Jõudsime Rummu äärde. Jõudsimegi Ohtu lõkkeplatsile. Kuidas tunne on? Ma ei taha edasi minna enam. Tahad küll. Ma ei taha. Lihtsalt ei tea veel, et sa tahad. Ma ei taha minna. Teise päeva hommik on käes. Teeme siin väikse hommikuveine. Hakkamegi teise päevaga pihta. Eile sõitsime umbes 80 kilti. Rajast oli siis mingi 74 või. Ülejäänud tuli ekstra. Täna on ka umbes 80 plaanis. Tulime veevarusid täiendama. Aga vahemärkusena tahaks öelda, et selle raja tähistus sakib täiega. Eksitab kogu aeg. Ilma oma kaardi ja käsuta oleks siin päris keeruline. Hea raputav kruusatöö on siin. Pehme ja treppis. Tuul on ka vastu. Kiirus on 10 kilomeetrit tunnis. Tuul võiks hakata meid varsti Lõuna-Eesti poole puhuma. Maastik läks põnevamaks vahelduseks.
Lähme sinna. Jõuad. Jõudsime Metsanurme lõkkekohta. Teeme siin väikse snäki. Ilus puhkekoht on see. Jõgi on siin olemas ja saab supelda ja see koha peal ei saa seista, sääsed söövad ära. Rada läheb siit edasi. Siin on natuke keeruline rattaga sõita, jah? Jah, võib-olla sellepärast siia ei tulda muidu rattaga. Meil on siin tähistusega kerge hämming jälle. Peaks nagu otse minema edasi sinna. Sealt tulime. Aga siin ei ole sihukest teed. Siin on lihtsalt mets. Vasakule saab minna ja paremale, aga siit paremalt küll mingit rada ei paista. Näe, siit läheb vaevu märgatav rada, nii et ma arvan, et lähme maanteeni. Kati, kuidas mu raja valikut hindad? Kehv vä? Ei ole hullu, siit saab edasi ainult paremini. Siit kaudu jõuame kohe Saarte raba lõkkekohani. Saarte raba lõkkekoht on tänase päeva top tipp. Sellepärast, et siia ei saa autoga ligi. Selles vannis seal vist saab ööbida ka, kindel ei ole. Nii, 3, 2, 1. On ikka raske. Nii, me jõudsime nüüd Alavere lõkke kohta, mis on hästi siuke pisike. Ja peale meie on siin veel rahvast. Nii et me telgi paneme natukene teise kohta ja autotee peale sinna alla. Telgi paneme kuskile sinna. Nüüd on kiiresti vaja kuivad riided selga ja telk püsti ja süüa tegema. 3. hommik on käes. Öö oli päris jahe. Telgis kell näitas 9 kraadi. Kati magab alles. Ma siin juba vaikselt asjatan. Kell on 7:48. Nii, jätame Alavere lõkkekohaga hüvasti. Täna proovime... Kuhu me proovime jõuda? Rava lõkkekohta. Seal peaks olema järv ja siis saab sulistada pärast pikka rattapäeva. Praegu pole me veel kordagi vette läinud tervenisti. Mõnusad põllud, eks? Mis sa naerad? Seda, et ma just ütlesin seda ja nüüd ma pean seda uuesti ütlema, sest sa võtsid kaamera välja. Influenceri elustiil on juba kord selline. Jõudu! Jõudu! Jõudsime Krani lõkkekohta. Teeme siin väikse rattatuunimispausi. Kati kurdab põlvevalu. Ma pakun, et tõstame sadula veits kõrgemale. Seal on laavu. Lähme vaatame, kuhu saab telgi vajadusel pista. Pisike ojake on ka värskendamiseks. Jõudsime matka pealinna. Käisime kohalikus kopis. Teeme omale siia kerge lõuna asjadest, mis meil muidu menüüs ei ole, nagu snitsel ja pirn. Õlu ka muidugi, jah. Ilus. Jõudsime Kurisoo lõkkekohta. Siia me jääda ei kavatse. Lähme 5 kiltsa edasi järve äärde. Väntame siin õhtuses Kesk-Eesti viljapõldude oaasis. Kuidas sulle Aravete mäe etapp meeldis? Mäed tekitavad meil natukene tõrksust veel. Aga küll see Lõuna-Eestisse jõudes üle läheb. Jõudsime Rava järve äärde. Siin on mõis, ujumiskoht. Ees on lõkkeplats, kus paistavad juba telgid ka. Vast leiame ka omale koha sinna. Selline vahva lõkkekoht on meil täna. 4. hommik on käes. Hommikurutiin on juba tavapärane. Täna teeme sellise huvitava vangerduse, et me lähme rajalt kõrvale mu isa sünnikodusse Jaane veetma. See teeb meile mingi lisa 40 kilomeetrit sõitu edasi-tagasi, aga pole hullu. Hommikune rattahooldus. Rohkem ei hakka vaeva nägemagi, kui õli keti peale juurde ja
läheb minna jälle. Oleme Piibe maantee ääres Tamme lõkkekohas. Päeva esimesed 17 kiltsa läks nagu tuhinal. Said vähe magada või? Jah, ma ei maga selles kuradi tilgis välja. Ei ole täiseid näha või? On ju, näe. Tegime väikse allika peatuse. On külm ka või? Väga. Siin Endla looduskaitsealal, siin kandis, kus me oleme, on neid allikaid omajagu. Ja siit on näha, kuidas vesi tuleb peale. Teeme Oostriku jõe lõkkekohas lõuna. Siin on ilus jõgi. Allikatest kulbitsev. Ilus puhas. Tulime Sopa allika juurde. See on Eesti sügavaim allikas. Selline ta on. Allikate seeria. Järgmine allikas on Purskava allika lõkkekoht. Põder jalutas üle tee just. Keerasime mõnda aega tagasi trassilt maha. Nüüd oleme jõudnud Päinurme. Päris hea grillliha oli enne. Vahelduseks konservidele. Ma teen reportaaži muidugi. Kodukootud lõkkekohast. See on väga ajalooline, siin on su juured. Ma tean. Viies hommik. Hakkame sõitma. Kõigepealt on vaja rajale tagasi sõita 20+ kilomeetrit. Jaanijärgne hommik on ikka jube vala. No nii. Tšau! Undissaarel lõkkekohas päiksekreemi peatus. Näe, sul juba tuleb siit nahka natuke ja... Asja, kuidas see võimalik on? Ma pole sinna päikestki lasknud. No aga mis siis? Nahk võib ikka maha tulla. Kuidas see maha tuleb? Ei, see oli vähe. Võib-olla oli mustus. Ma arvan, et see oli must. Ratast on ikka õige valik. Kujutan ette, kui lõbus oleks kõndida neid lõputuid metsasihte. Rattaga on täitsa tore veerida. Siin oli kunagine Siimusti laululava. Siin on tõus. Selline huvitav rada. Rattaga annab läbida. Rattaga on kergem sõita, kui seda lükata. Aga siin võib-olla mitte. Raudteelt läheb tunnel läbi. Väga huvitav tunnel küll. See näeb selline välja, et kergem oleks veel vist üle minna. Jõudsime Kassinurme maalinna. Siin on igasugu ägedad artefaktid. Teeme lõuna siin. Kasemetsa maaliline vaatekoht on siin. Me oleme Vooremaa maastikukaitsealal. Voored annavad juba Katile tunda. Ei taha neist eriti üles sõita. Vahva kuivad puu. Siin voorte vahel on lihtsalt super luks sõita. Ülituusad vaated ja üles-alla saab mändata. Jõudsime Raigastvere vaatetorni juurde. Siit paistab Raigastvere järv. Ilusad vaated on siin. Saare järve ääres olev puhkekoht on väga ilus. Aga meil veel jõudu ja jaksu on, nii et lähme edasi. Aga siin on väga ilus rand, järv, ilus metsaalune, mitu lõkkekohta. Raske on edasi minna, sest see on ilus koht. Ei tea, kas järgmine on ilus. Jõudsime Jõemõisa lõkkekohta. Siit on ilus vaade järvele. Kuidas sulle Jõemõisa lõkkekoht meeldib? Nunnu, aga varesed kaklevad.
las nad kaklevad. Telgiuksest näeme oma kuivavat pesu ja järve ja loojuvat päikest. 6. päeva hommik on käes. Vilgas telgi ja varustuse pakkimine käib. Täna proovime jõuda Ahja lõkkekohani või kaugemale, eks näis. Kuna Kati Lõuna-Eesti tõuse väga hästi ei taha võtta, siis me oleme kõikvõimaliku varustuse, mis vähegi midagi kaalub, minu kotti pannud. Jõudsime pidulikult poolele maale. Praeguse tempoga oleme siis umbes täpselt 10-11 päeva graafikus. Eks vaatab, kuidas seal päris lõunas maastik on. Sirutame Kukemetsa metsaonni juures pisut jalga. Siuke õnn. Siin saaks magada ja süüa teha ja õnneks või kahjuks me läheme edasi. Täiendame veevarusi jälle. Jõle kuum on täna, mingi 30 kraadi peaaegu. Oleme Tähemaa lõkkekohas nüüd. Jube kuumus on. Jube kurb uudis, et kavastu parv ja paat ei tööta. Hooldustööde tõttu peatatud. Muidu saaks siit kenasti parvega üle. Ja nüüd me peame mingi alternatiivse plaani välja mõtlema. Võtame kaardi ja hakkame tudeerima. Kuna me kavastuspraamiga või tähendab parvega üle Emajõe ei saanud, siis me keerlusime sealt lände ja läksime läbi Luunja. Siis tulime mööda maanteed Ahja. Siin on Coop õnneks. Saime varusi täiendada ja jäätist osta jälle. No kuidas on Eesti oma maasikas? Väga hea. On jah. On küll. Mõnus. Ainult et päike liiga kuum. Ahja mõisapark. Tänase õhtu ühed viimased kilomeetrid. Mingi 5 on äkki veel minna. Kena metsane rada. Täna on peatumisi tulnud päris mitmeid ette. Seda eelkõige kuumuse tõttu. Jõhkralt palav on. Vett on lihtsalt meeletutes kogustes kulunud. Uhke torn. See on üks väga modernne torn. National Geographic. Jaa. Nat Geo ruut on seal kollane. Siin Valgesoo torni kõrval on tegelikult väga kena lõkkekoht. Aga kuna siin vett ei ole, siis me lähme 3 kiltsa edasi. Seitsmenda päeva hommik on käes, kõht on täis söödud. Hakkame vaikselt minema siit mööda Ahja jõge Taevaskoja poole. Päike on nii intensiivne, et päris hullult hakkab peale ikka. Oleme kuulsa Otteni veskisilla peal. Jah, see on Viimse reliikvia võttekoht. Rispiteri kalju. Ka Viimsest reliikviast, jah. Jah. Lähme vaatame siis lähemalt. Me siin just avastasime, et me pole Põlvat sellise külje alt vaadanudki kordagi. Väga ilus järv on siin. Mõnus maaliline rada. Oleme Peri lõkkekohas Põlva külje all. Teeme siin väikse snäkipausi. Paidre järve ümbrus on tervenisti nagu üks suur telkimisala. Hästi ilus koht. Katil on selle raskema maastiku peal tekkinud kerge motivatsioonikriis. Me oleme juba peaaegu terve päeva ära kulutanud, aga enamus ajast me oleme minu arust seisnud kuskil või sõiduaega on 3,5 tundi ja 40 kilomeetrit on läbitud selle ajaga. Pisut vähevõitu nagu. Jõudsime Valgjärve äärde. Siia me ei jää, lähme siit edasi.
Läheb. Me oleme ennast sisse seadnud Värska lõkkekohta. Saime omal siin oma nurga. Vahepeal käisime ära ujumas juba ja nüüd teeme süüa. Keedame riisi ja kotipõhjast leitud konservid ja mega soojaks. Siin saab järve kõrvalt allika vett. 8. päeva hommik on käes. Täna jõuame siit Värskast loodetavasti Kirikumäele või natuke edasi järgmisesse kohta. Ma ei mäleta, mis järv see järgmine oli. Täna võib juba keset päeva isegi äikest tulla. Ja homme pidi siis vihmaseks minema. Loodame parimat, seni on ideaalne ilm olnud. Ilus kull on siin. Verhulitsa terviseradadelt oleme just läbi tulnud. Need on siin siuksed mõnusad liivased metsateed. Progress on üliaeglane meil siin. Mul fatbike'iga on suht lihtne, isegi et mul ratas mingi tonni kaalub. Mõnes kohas pean mina ka ratast käekõrval lükkama. Näiteks siin mõnusad liivaväljad. Jõudsime Poogandi järve äärde. Sööme siin pisut juustusaia ja puhkame jalga ja lähme jälle edasi. Siin jääb meie selja taha raja kõige idapoolsem punkt. Kuna on lääne poolt tuul, siis nüüd me hakkame uuesti lääne poole sõitma ja saame vastu tuld künda. Selja taha jääb lõunalaagri lõkkekoht. See oli nüüd mingisugune 9 kilomeetrit sealt Poogandist. Nüüd siit lähme edasi. Sõidame mööda vana raudteetammi nüüd. Ma oleks arvanud, et see on sõidetavam, aga hästi suur lahtine kruus on siin. Väga hästi ei veere. Meil on varustusega suur probleem. Mu ratta pakiraami üks polt läks lihtsalt puruks. Et ei kujutagi ette, kuidas edasi. Nüüd on küll pupu. Leidsin juba alternatiivsed augud siit raami küljest. Siia. Ja leidsin ka alternatiivse poldi raami küljest. Aga juhtus nii, et see oli alumiiniumist ja see murdus enne ära, kui ma üldse jõudsin seda kinni hakata korralikult keeramagi. Tund aega ja mitu erinevat katsetust hiljem õnnestus mul see käkerdis siia ette kuidagi panna. Aga nüüd on küsimus, kuidas ma sõita saan, kui absoluutselt kõik raskuse ees on. Esimene testsõit näitas, et sitaks ebamugav on. Ja enamus asjad on maas alles. Nii ma siis nüüd sõidan. Absoluutselt kõik raskus, mida ma vean, on nüüd esiratta peale veetud. Ma loodan, et seal need samad kinnitused paistavad. Järgi ei anna. 3 päeva peaks veel vastu pidama. Ja vaatab, äkki saab midagi ikkagi katile pähe määrida, et ta endale võtaks. Piusa üürkorrust mööda sõitmiseks valisime rattaraja. Aga seda ei saa eriti rattarajaks nimetada. See on selline pehme liiv, kus sõita väga võimalik ei ole. Eriti kui kõik raskus esiratta peal on. Vaatame Makemüüri ja lõkkekoha üle. Ja lähme edasi. No kuidas läheb, Koti? Ma ei jõua. Korralik sein. Ilus Piusa jõe kallas. Tore singel on siin. Kirikujärve suplus. Ülimõnus. Üheksanda päeva hommik on käes. Kohe stardime siit Kirikumäelt. Ja jõuda kavatseme täna. Kuhu? Ma ei mäleta. Tahaks koju. Koju jõuame üle homme vist. Liigume praegu mööda asfaltteed Suure Munemäe suunas. Silt 160 midagi oli lõpuni. Homme peaksime siis Jähijärve juurde jõudma. Mulle see tee jubedalt meeldib. Käib üles alla. Varsti jõuame Kavadi järve äärde.
asfaldi pealt keerasime maha. Nüüd on ilusad kruusateed. Katil on lihtsalt raske tõusudel. Mul on ka nüüd keeruline oma uue konfiguratsiooni tõttu. Ratas hakkab all ringi käima. Tagumine ots liiga kerge. Kavad järve ümbert kulgeb siuke kitsuke metsatee, mis mulle väga hästi istuvad. Praegu ma natuke pelgan, sest kui mul korra juba see taga läks ja polt katki, siis äkki läheb ees ka. Kuigi ma loodan, et see oli mingisugune tehase praagiga polt, mis otsad andis. Et need, mis ma sinna nüüd asemele panin, et see ei lähe katki nii kergelt. Viisin vahepeal Kati rattamehest üles. Selleks tooks nüüd enda maga ära ja meelega. Putukate kontsentratsioon on siin maailma kõrgim. Siin ei saa seisma jääda. Lasin ennast sääsetõrjeti igasugu muud paska täis, aga ikka on kõik kohad mingid sääski ja parme ja kärpseid täis. Siin on nii kuradi tihe. Lihtsam on vist üle tõsta. Aga lahti lased. Nii võid toetada. Selja taha jääval kaldemäel oli meil ikka korralik seiklus praegu. Ma ei tea, palju me seal aega magama panime. Üle nende kändude ja asjade ronida. Ja siis kirsiks tordil oli see, et ma kaotasin oma telefoni ära. Ja siis ma läksin veel tagasi otsima seda. Õnneks leidsin üles. Aga äiksepilved hakkavad vaikselt luurama meid siin. Võib-olla täna 9. päeva puhul siis saame vihma ka. Ei läinudki palju aega mööda, kui hakkas sadama. Müristab ka kaugemal. Päris hea värskendus. No nii. Suure Munamäe torn paistab. Ma sain päris head tõusu kangutada üles. Oleme siin Suure Munamäe jalamil nüüd. Katiga üles ka läheme. Me oleme seal korduvalt käinud, võib-olla jätame täna vahele. Rahvast on ka nagu murdu. Tihti kuulud mingi puuvilla habemisse ka. Jaa. Taevas on hirmu äratavad vihmapilved. Me siin vaikselt valmistume tormiks. Panime kottidele katted peale. Jõudsime Rõugesse. Me vaatame torni ka üle. Siis juba süüa otsida. Peame vaatamisväärsused kiirelt ära vaatama, sest äiksepilv on lähedal. Väga ei taha selle Piksevardatud pikalt olla. Me isegi jõudnud tippu. Tulime enne alla tagasi, sest mina selle Piksevarda otsas olla ei taha, kui väikest lööb. Aga torni poole vaadates siis mõned hullulged lähevad ülespoole. Jubedad padukad sajab. Kaua me ootame siin enne, kui me vihmaga sõitma lähme? 10 minutit veel. Okei. Pärast vihma kalasradadel sõita selle ebastabiilselt jaotatud raskusega on ikka päris kehv. Sõidame Viitinast läbi parasjagu. Väga ilus külake. Järv on ka olemas nagu Lõuna-Eestile kohane. Jõudsime Pähni lõkkeplatsile. See oleks sööbimiseks ülikuul koht. Siin on palju ruumi, avar. Lõkke alus. Siis onn, mida saab kütta. Hea meelega jääks siia, aga selleks liiga varajane lõpp meie päevale. Nii et me lähme edasi Paganamaale. Oleme jõudnud Paganamaale. Siin on üks vahva torn. Kurja kuulutavad pilved on taga. Tegime siin väikse vangerduse. Saatsin Kati lihtsamat teed pidi Paganamaa lõkke kohta. Nüüd lähen ise originaalrada pidi, mis oli raskem. Paganamaa lõkke koht on kohe siin torni külje all. Hullult äge koht on. Seal on järv. Siin on laululava, saab performance'id teha. Siin on mingisugune püstkoda. Me saame siia vihma eest peitu tulla. Lähme teeme Liivajärves väikse supluse. Siin jookseb Eesti-Läti piir järve keskelt. Meie telkimisplats on seal üleval kuskil. Tulime ringiga alla.
kõrguste vahe on siin päris suur. Eesti mõistes siis. Siin on ikka mega kena ujumiskoht. Kuidas on, Kati? Ilus, soe, hea. Hea. Natuke külm ka. Just arutasime, et siin on väga hea. Hästi ilus ja soe vesi ja vaikne ja ülimõnus. 10. päev on kätte jõudnud. Kõikide eelduste ja lootuste kohaselt jõuame täna Ähijärve äärde. Plaan on siis selline, et jääme sinna ööseks ja homme sõidame Valka rongi peale. Jõudsime Võlts-Vargamäele. Piilume lähemalt. Naljakas. Praegu on see kinni. Vaatame siis väljast. See siin on Mäetalu. Siin elasid siis Saunamadis ja Saunait ja Jussika ja Mari. Ja nende laut oli siin väike. Ja kulgeme siin praegu mööda Eesti-Läti piiri. Eesti kõige lõunapoolsema tipu suunas. Jõudsimegi edukalt Eesti Vabariigi lõunatippu. Juhuu! Lõunatipust tulime läbi, siis sotkusime päris pikalt mööda kruusateed. Aga õnn on natuke meie poolel ka seekord. Tuul puhus korralikult tagant. Nüüd oleme sellisel ilusal metsateel. Ei ole kindel kaua see kestab, aga kuskil tänase päeva poole peal oleme. 44 kilomeetrit on sõidetud. Tellingumäe lõkke kohta jõudsime. Rassisin siit mäest üles just. Päris hea oli. Tellingumäe vaatetorni otsas saab eestlane käia Lätit piilumas. Siin on Mustjõgi käänutamas. Ilus vaade. Vaatame eemal sajab vist vihma ka. Loodame, et meie täna ei saa. Oleme Kõrgeperve lõkkekohas. Ilus jõeäärne koht on siin. Teeme kiire snäkipausi ja vurame edasi. Läti poolt tulevad hirmuäratavad pilved peale vaikselt. Karula rahvuspargis olen siin Alumati lõkkekohas. Super ilus loodus on siin igal pool. Kruusateed lähevad mööda mõnusat metsa. Tulime veevarusid täiendama Alumati järves. Vihma tibutab veidi. Mõnus värskendama on. Õhk on soe. Kena järv. Linnajärve lõkkekoht on ka kena koht, kus peatuda. Eelmised soovitasid meil ujuma minna. Aga me vist praegu jätame vahele. Tahaks edasi liikuda. Muidu jääme vihma kätte liiga kauaks. Siit on veel 12 kilomeetrit Ähijärveni minna. Vahepeal saime paduka selga. Aga kuna õhk on soe, siis väga nagu pole hullu. Kati on ka väga vapper, kuigi ta üldse ei taha nendel metsateedel sõita. Oi, palk. Möödume siin parasjagu Kivi metsavõnnist. Seal saab ööbida ka. Tuli ikka ära lõpuks see horrorilm. 9 päeva saime täieliku idülli nautida, päike paistis ainult. Nüüd on siis selline ilm. Natuke alla 10 kildi minna. Järv paistab! No tule nüüd, ära pidurda. Ma ei pidurda. Ma ei fucking kinni. Kas sa oleksid veel hullemat lõppu ette kujutanud või? Ei. Nagu lund sadama hakkaks, äkki oleks veel hullem. Täiesti jõhker ikka. Kumb teie otsa ei tea? Ei tea. Ma arvan, et see. Äike. Võit!
Brasiil Baker, ma ei lähe kuhu. No mis tunne on peale märja ja külma? Merega küll. Lähme kähku sinna poole kuhugi. Eile jõudsime siis paduvihmaga lõpuks lõppu ja siis hakkasime kohe telki püsti panema. Kuna me saime tund aega vihma, siis kered jõudsid suht maha jahtuda. Tegime süüa ja soojendasime seal tunde. Ja siis lõpuks otsustasime, et igasugu info põhjal, et kõige mõistlikum on meil ärgata täna kell 2.20 ja püüda jõuda hommikusele Valga rongile, mis viib Tallinnasse. Nüüd me siis uhame, mul on siuke tunne, et me oleme graafikust maas. Nii et peab pressima. Ilusad udused hommikused vaated. Tegelikult me veits lootsime, et näeme päiksetõusu, aga selle lootuse maatsime eile maha, kuna sellised vihmapilved on taevas. Siin see porgand on. Uni on. Ma arvan, et sellega võib selle video kokku võtta. Millal Kauksi kõniga ära teeme? Mina ei tule. Ei tule või? Siis ma pean üksi selle tegema. Tada!